No nii, hei. Tore, et oled jõudnud siia kursusele. Tegemist on siis kursusega, kuidas olla maailmamuutja. Ja ma olen siis Erki, kes sind sellel teekonnal nii-öelda abistamas ja juhendamas on. Et jah, teie kõigiga ma tegelikult olen ju läbi nende kandideerimisankeetide juba tuttavaks saanud, aga mind võib-olla te nii palju ei tea, nii et ma alustan siis sellest, et ma natukene tutvustan tegelikult ennast ka. Et jah, nagu ma ütlesin, nimeks Erki, mina olen Changemakersi siis eestvedaja juba 4. aastat, hakkab siin vaikselt täis saama. Ja äge on see, et näed, kui me alustasime 48 osalejast meil esimesel aastal, siis 2016, siis näed, praeguseks meil siin noori juba programme läbinud ja koolitusi kindlalt enam kui 500, nii et läheb nagu ägedalt. Me oleme ise vahepealsel ajal tunnustatud siis Haridus-Teadusministeeriumi poolt kui aastategu noorsootöös ja Vabaduste Liidu poolt ka aasta innustajad. Ja, ja minust endast mulle meeldib joosta, lugeda, reisida. Üks eesmärk ongi joosta maraton igal kontinendil. Ja praegu siis jah, 3 on tehtud. Aafrikas on käidud, Aasias sai ka käidud ja Euroopas muidugi on tehtud siinsamas Lätis. Ja jah, eks järgmine vaatame, kus ta siis tulenevalt siin koroonast, millal ja kus ta on. Jah, lugeda ka ma iga aasta loen vähemalt 5000 pluss lehte, see tähendab sihuke 20-25 raamatut. Reisida meeldib ja investeerida ka. Nüüd, kui ma viimased 3 aastat olen sihuke aktiivsem investeerija olnud, siis olen üle 35 000 investeerinud ja nüüd noh, hinnad, aktsiad kõik all, siis praegu on jälle hea aeg ka selle poole pealt. Ja mille üle ma tegelikult enim ise nagu enda uhkust elus nii-öelda tunnen, ongi see Changemakersi niivõrd suureks kasvatamine, et jah, 48-st enam kui 500, siis südamesoojaks küll, et niivõrd palju noori me oleme suutnud siis positiivselt mõjutada, sest meie visiooniks on aidata siis 1 000 000 noort ja tore, et sa oled nii-öelda järgmine, kes selle video vahendusel sellest missioonist ja visioonist nii-öelda osa saab. Ja kui ma enda peale mõtlen, siis tegelikult ega kõige müstilisem ongi see, et ega ma ei ole alati sihuke olnud, et olin põhikoolis, mäletan, ma olin sihuke, kes ajaloos seal klassi taga või klassikaaslastega meeldis kaarte mängida, väga nagu tunnis kaasa ei kuulanud. Ma mäletan, kui nagu sissepoole keeratud ma ise olin, et oligi aeg, kus ma hakkasin jõusaalis käima ja siis ma ei julgenud üksinda minna. Alati tahtsin, et keegi sõber tuleks kaasa ja siis oligi üks kord, kus et üks trennikaaslane ei saanud, teine trennikaaslane ei saanud, kolmas ei saanud. Ja siis ma olin, ja niimoodi jäi minemata, jäi kord 2 minemata ja ma ühel hetkel nagu taipasin, aga pagan, vaata, et nii ei saa, noh, et kui ma ju tahan minna, siis see asi on nagu minus, noh, et mina saan seda muutust luua, et miks ma seetõttu ise kannatan, et näed, teised ümber mingil põhjusel ei saa nagu tulla ja käis mul sihuke klõps nagu ära ja hakkasin endale üha rohkem rõhku panema, et näed, et seadsin endale eesmärke ja nii-öelda olin distsiplineeritud nende osas ja nii-öelda ongi, vaatasin nagu pikka vaadet ja see ongi see, siuksed nagu väiksed klõpsud, mis meil kõigil vahel kuskil nagu käivad, mis aitavad tegelikult selle suure maailma muutmise retke ette võtta. Et eks siin kursusel ka, et kuidas olla maailma muutja ja samamoodi tegelikult teeme väga väikseid samme, sest need väiksed sammud võivad teha suured muutused kokku. Et jah, nii lihtne ta tegelikult on ja täna vaatame siis rohkem seda, et kuhu me liigume. Aga jah, et miks sellest teemast tegelikult üldse rääkida? Konfutsius on öelnud siukse lihtsa lause, et mees, kes liigutab mägesid, alustab kivikeste kandmisest. Ja nii nagu minu puhul oli see, et klõps käis sellest, et ma ühel hetkel sain aru, et pagan, ma saan ju jõusaali ise ka minna, et mul ei ole tarvis sinna kedagi kaasa. Siis vast meil kõigil on mõni inimene ümber olnud, kellel see klõps käib ja tuleb suur muutus, on ju, et tegelikult see kogu eneseareng, ta nõuab väga väikest sammu. Meil endal programmist samamoodi on ühe mentori lugu, niivõrd lihtne, kui see ka ei ole, aga ta oli 8. klassis ja Läänemaalt on nagu pärit Haapsalust ja tal oli seal oma sihuke, ongi 2 head sõpra, kellega nad tihtipeale aega veetsid ja see oli üks suurem kamp, kus nad ka käisid ja neil juba meeldis, ongi nii-öelda alkoholi tarbida, nii-öelda suitsetada ja kõik noh, nii-öelda vaatasidki, mis elu nagu toob. Ja need 2 sõbrannat, need olid tal väga
lähedased nii-öelda ja tema pere võttis neid kui omasid, et nad olid nagu nii-öelda õed justkui. Ja ühel hetkel siis see mentor või Maria nii-öelda läks reisile ja mis siis juhtus, olid need kaks mega head sõbrannat, kuna nende tahtmine oli alkoholi saada, siis murdsid tal koju sisse, et baarikapist alkoholi haarata ja raha võtta, et saaks poest osta. Ja see oli see, et kus Marial käis nagu klõps, et kuule, et niimoodi ei saa. Nii et teistmoodi, et noh, et kas on selline elu, mida ta tahab. Ja tema nii-öelda muutus sellest väiksest hetkest, et pärast seda ta vahepeal, ta praegu 12. klassis, ta valitigi, kas ta oli Läänemaa aasta õpilaseks, ta oma startup, hinded on normaalsed, ta on Junior Achievement alumnis, on juhatuse liige, ta on meil siin mentor. Ja väga nii-öelda väiksest hetkest tekkis see muutus. Samal ajal see kamp, kus ta nii-öelda aega veetis, see on inimesi, kes ei ole gümnaasiumissegi jõudnud, mõni on juba olnud vanglas. Ehk siis kui väga võivad elud nii lühikese aja raames muuta, see oli kõigest ongi 2-3 aastat. Aga kuidas sellised asjad muudavad nagu elusid ja see on see, miks me sellest nagu räägime, sest 1% parem iga päev tähendab seda, et me oleme 37 korda paremad aastas. On päris sürr mõelda, kui suur võib üks nii-öelda muutus olla. Aga see on see, miks minu jaoks, ma loodan, et ka sinu jaoks on see teema tegelikult oluline, sest astudes selle enesearengu trepile ja tehes nii-öelda väike samm, siis pikas perspektiivis see toob kaasa suure muutuse. Ja praegu on see hetk, kus maailmas on koroona, on kliima soojenemine järjest nii-öelda aktuaalsem, igasugused probleemid veel, võime arvestada sellega, et majandus läheb praeguses seisus alla, paljud inimesed kaotavad töid ja nii edasi. Aga maailmamuutja on see, kes näeb ka selles olukorras võimalust ja need väiksed sammud on see, kuidas ta siis loob maailma nagu paremusele. Ja praegu on ideaalne hetk, et seda teha ja seda me tegelikkuses siin tegema asumegi. Ja mis me siin teeme? Saab siit ka väikse ülevaate anda, et teate, mis siis ka järgmistes videodes juba tulemas on, milleks on valmis saada. Et kui täna me räägime rohkem siis sellest, et mis meie nii-öelda tahame, mis on meie visioon või mis meil unistused on, siis teistel kordadel puudutame erinevaid teemasid, et iga kord võtame nii-öelda väikse tüki ja see valik on seekord selline. Palju teemast kindlasti jääb ka välja, neid võib-olla saab kunagi nii-öelda jätkukursustel omandada. Aga siin ongi, et üks asi, millest me räägime, on näiteks isikutüübid. Võid ise ka nagu mõelda, et tihti on see, et öelda kahele erinevale inimesele täpselt sama lauset, aga kuivõrd erinevalt inimesed võivad seda mõista või vastu võtta. Kuidas kedagi kiita, ta on mingi, tead, mis ikka vaata, pole tänu väärt, teine on mingi, aitäh, see on sust nii ilus. Ehk siis, et millised on algatuseks erinevad isikutüübid ja tegelikult kuidas siis igale isikutüübile läheneda. Samamoodi vaatame, et kuidas seada eesmärke, sest ju vist on sul, võib ka endal olla seda, et mingi eesmärk saab nagu paika, aga ühel hetkel avastad, näed, ma ei ole midagi selle nimel teinud. Või algul on jube entusiasm, aga siis läheb kuskil kaduma, on ju. Ehk siis vaatame ka seda, et kuidas seada selliseid eesmärke, mis püsivad, mis selleks on tarvis teha, et jõuaks nende eesmärkideni. Samamoodi, et kuidas hoida siis ennast, endal lubadusi aidata hoida, kuidas aidata teistel neid paremini teha, et me peaksime enda sõna, et me ei laseks ennast ja teisi üle, kuidas hästi kuulata, kuidas ongi aktiivselt kuulata, kuidas näidata, et sa tunned siirast huvi inimese vastu. Räägime sellest, et mis on ühe hea esinemise alustalad, et kuidas kehakeel, mis sõnu kasutada, kuidas hääletooniga mängida. Ja siis vaatame otsa ka sellele, et millised on ühed hea esinemise alustalad ja samamoodi, et kuidas anda tagasisidet. Et nii nagu isikutüüpide puhul selle kiitmisega või üldse on need erinevused, siis vaatame, et kuidas anda tagasisidet inimesele nii, et sellest oleks kasu. Et võib-olla on sul ka nagu see olukord, kus sa annad inimesele tagasisidet, aga mingit muutust esine. Kuidas siis luua nii, et ühelt poolt näed inimene tunneb, et super, näed, mind on aidatud ja teiselt poolt, et tekib see muutus veel. Ja väike hulk teemasid on meil veel, eks nendeni siis jõuame iga järgmise korraga ka. Aga vot, nii see kõik meil minema hakkabki. Aga täna on siis see, kus me vaatame rohkem ette enda nii-öelda tulevikku, unistame natukene, vaatame kaugemale, mis me soovime enda elus saada ja selle jaoks me siis teeme paar harjutust läbi.
ehk siis justkui võiks su küsimus olla, et noh, asume teele või siis veel mitte. Meil on üks väike nii-öelda sissejuhatus veel tarvis teha. Miks me üldse tegelikult nagu räägime sellest tulevikust ja unistamisest või isegi parem oleks öelda võib-olla visiooni omamisest, on siis see, et üks hea liider, üks hea maailmamuutja tal alati peaks olema. Lihtne näide on võib-olla hääletaja analoog. Et võid ise mõelda, et kui sina soovid nii-öelda saada Tallinnast Tartusse, hääletad tee ääres, siis sul sõidab mööda autojuht. Peatub kinni, küsid talt, kus lähed? Ta on, et kuule, ma ei tea, vaatame, kuhu tee viib. Saad mingi, et okei, no Tartusse saada, vaata, aga võib-olla hakkab hoopis Narva poole minema. Las see autos minna, vaata, ootan järgmist. Peatub järgmine. Noh, kuhu minek on? Kuule, Paidesse sõidan välja, et näen, et tahad küüti. Jaa, kuule, ma olen Tartusse, Paide sobiks nagu hästi, et saab poole tee peale välja. Ja väga lihtne on minna auto peale. Ja liidriks olemisega või visiooni omamisega on see sama asi, et kui sa ei tea, kuhu sa tahad nii-öelda minna, on raske inimestel tulla sinuga kaasa. Et kui on autojuht, kes ei tea, kuhu ta liikumas on, väga raske on tema auto peal hüpata, sest kui sa soovid Tartusse saada, siis võib-olla ta viib sind hoopis Narva ja sul tee veel pikem. Ehk siis see on see, miks tegelikult visioon on nagu oluline. Ja selleks, et me nüüd järgnevaid harjutusi saaksime edukalt teha, siis on mitu varianti, et üks, sa võid endale haarata telefoni, et sa saad rahulikult telefoni, võid kirjutada nii-öelda küsimustele vastuseid, või veel parem viis tegelikult, mis võiks olla, on see, et lihtsalt haara endale märkmik ja haara endale pastakas ka, sest ma küsin järjepanu siukse hea hulga küsimusi, siis kogu aeg sa saad nendele vastata, et siuke 60-90, võid ise valida kas 60 või 90 sekundit ja siis kogu aeg nii-öelda vasta neile. Ja nii ta ongi. Ja miks siis tasub nii-öelda teada, veel üks siuke põnev näide teile sissejuhatuseks on siis see, et tehti Harvardis uuring. Need on siis mõlemad andmed siit, et oli 3 tüüpi inimesi. Üks olid siis need, kes mõtlesid eesmärkidele, neid oli 13%. 4 oli siis neid, kes panid eesmärke kirja, nii-öelda kuskile paberile või faili. Ja 83% inimesi oli elus siis, kellel ei olnud eesmärke. Päris suur osa. See uuring siis tehti, kui nad olid ülikoolis ja järgmine tehti siis 10 aastat hiljem. Kui nad olid juba tööturul ja vaadata, et kuidas siis nende sissetulekud on. See 83%, nemad olid nii-öelda, ütleme, võeti siis keskmiseks, palju nende sissetulek oli. Need, kes ainult mõtlesid eesmärkidest versus need ei olnud, nende sissetulek oli 2 korda kõrgem. Ehk siis võid Eestis mõelda tänu sellele, et eesmärkidele mõtled, su sissetulek on 1000 asemel 2000 eurot. Omakorda need, kellel olid ka eesmärgid kirja pandud, see 4%, nende sissetulek oli 10 korda kõrgem. Siis 1000 asemel just 10 000 eurot. Väga nii-öelda väike samm, mida teha, panna eesmärke kirja, väga suur vahe. Seega see on see, miks me siis asume kirjutama, miks on kasulik sul võttagi nii-öelda telefon või märkmik või mis iganes endale juurde, kuhu sa saaksid siis märkmeid teha. Sest me praegu aitamegi täpselt seda teha, et me saaksime need eesmärgid kirja. Ja kuidas me siis toimetame, ongi ma küsin järjepanu siis 13 küsimust. Iga kord vali ise, kas sa siis võtad 60 sekundit, 90 sekundit, selle jaoks võid panna kas siis video kinni või ma täidan aega siis ka sellega, et ma toon erinevaid näiteid ja ma jagan enda nii-öelda näidet, mis minu vastused nendele küsimustele on. Et tee nii, kuidas sulle nii-öelda mugavam on, kui tahad, võid ka nagu rohkem aega võtta, kui 60 või 90 sekundit ja siis proovi igale küsimusele vastata niivõrd põhjalikult, kui saad. Valmis? Siis hakkame pihta. Vaikus tähendab ju nõusolekut. Seega, esimene küsimus on siis, mis kohti sooviksid maailmas külastada? Kas see on näiteks Nepal, Jaapan, Ameerika, Austraalia? Minu näiteks unistuste kohad ongi minna Nepali, Jaapanisse, Mongooliasse tahaks kindlasti minna. Üks on Uus-Meremaa oleks nii-öelda äge koht. Võib-olla see mingid spetsiifilised Hiinas on siuksed äged ujuvad saared näiteks, kuhu saab minna.
ehk siis, et mis on need kohad, mida sa sooviksid maailmas külastada, mis sa tahaksid nii-öelda kindlasti näha. Nii, aga võtame järgmise küsimuse. Millist tööd sa tahaksid igapäevaselt teha? Kas on mingi 8-5 töö? Tahaks näiteks olla raamatupidaja, arst, advokaat. Minu puhul või võib-olla on, minu puhul on näiteks oluline see, et see oleks kindlasti paindlik, et see ei sõltuks asukohast. Et on olnud kordi, kus ma olen näiteks Napolis Hiltoni hotellis teinud, samal ajal praegu siin enda kodust. Ehk siis, et oleks alati nii-öelda paindlik koha suhtes. Mu jaoks on oluline, et ma saaks teha seda nüüd ägedate inimestega või kus ma ütlen inspireerivate inimestega, et meil oleks alati lõbus. Et töö ei oleks ainult sihuke kuiv tampimine, kuivõrd et meil oleks ongi lõbus, meil oleks suunatud nii-öelda enesearengule, et me saaksime alati paremaks, et töö oleks arendav, et alati ongi, peaks 1% saama päevas paremaks. Ehk siis, et milline on see töö, mida sa tahaksid igapäevaselt teha? Milliseid sündmusi sa sooviksid külastada? Kas näiteks ongi võib-olla, ma ei tea, laulupeol tahaksid käia, tantsupeol, Flow festival on Soomes üks hästi äge. Minu näiteks üks sündmustest, mis ma tahan kindlasti külastada, on Burning Man festival. Siuke äge koht Ameerikas Vegase kõrbes tihtipeale toimub, pannakse vist kas nädalaks ajaks telgid, igast atraktsioonid püsti, tehakse seal siuke suur lõpetuseks, ma ei teagi, 5 või 10 meetrine mees pannakse nagu puust, mees vist pannakse põlema, aga hullult äge nagu sündmus. Ehk siis, millised on need sündmused, mis sa sooviksid külastada? Nii, ka järgmist juba enne võib-olla natuke nägid, mis siis, millises majas või korteris sa sooviksid elada? Kas see peaks olema ongi suur villa, võib-olla meeldib sul siuke hubane korter, aga tead, peaks katusekorrus kindlasti olema. Minul näiteks unistus ongi see, et ma tahaksin elada sellises majade kompleksis, kus sul ongi nagu ühine sisehoov, sul on umbes 3-4-5 maja, see ongi sõpradega nagu jagad. Kõigil omad verandad, saate seal rahulikul hommikuti mahla juua, mängida ja koos nagu aega veeta. Ehk siis millises majas või korteris sa sooviksid elada? Järgmine küsimus, et kui palju raha võiks sul pensionile jäädes olla? Kas see tähendab näiteks, et su pangakontol peaks olema 1 000 000 eurot? Võib-olla see tähendab, et sul peaks nagu midagi olema, see tähendab, et sul oleks lihtsalt, tead, maja, auto, kõik. Võib-olla see tähendab, et sul oleks, tead, kilo kulda, mida hakkad nii-öelda müüma, vahetama, mis iganes teha. Ehk siis, et kui palju raha võiks sul pensionile jäädes olla? Kui palju sa soovid teenida? Kui võtta näiteks igakuiselt, kas tahaksidki näiteks, et teeniksid 1000 eurot, 2000 eurot, 5000, võib-olla hoopis passiivne sissetulek. Minul näiteks eesmärk ongi see, et oluline ei ole niivõrd sissetulek, kuivõrd see, et oleks passiivne sissetulekuna, et ma teeniksingi niimoodi, et 1500 eurot on see, et ma lihtsalt istun ja kuskilt tuleb mul siis intressi nii-öelda tuludena. Sellest passiivsest sissetulekust võib-olla kui ei ole kokku, eks me saame täpsemalt ehk kunagi teinekord rääkida. Nii, aga võtame järgmise küsimuse. Milline näeks välja sinu ideaalne päev? Mis sa seal teeksid? Kuidas sa seda veedaksid? Näiteks minu jaoks kindlasti päev näeb välja nii, et ma ärkan. On juba päike on nii-öelda üleval, üsna varakult siiski ärkan. Hommikul varanda peal saan ongi apelsinimahla juua. Päeva peale saan natukene käia, teha mingit trenni, käia mägedas, nii-öelda jalutamas, veidi matkamas. See päev, kus siis mul on nii-öelda aega iseendale, aga samal ajal, kus ma teen teiste inimestega midagi koos olla. Mängime lauamänge või ongi, mõtleme, kirjutame koos raamatut, mingit koolitust viime läbi, nagu mis iganes, et on mõlemad poolt nii seda, kus mul aega endale, kui ka aega, mis ma veedan teistega koos. Ehk siis milline näeks välja sinu ideaalne päev? Nii, aga võtame jälle järgmise. Keda sooviksid sa elus kohata? Kas su suur unistus näiteks oleks Karl Taukariga ühe päeva koos veeta? Võib-olla Barack Obamaga? Võib-olla hoopis Miley Cyrus, kes iganes, on ju. Mina näiteks tahaks üks inimene, vahet ei ole, kas ta on elavs või surnud, hea meelega Elon Musk. Ta on siis Tesla ja SpaceXi ja veel ühe ettevõtte looja.
ja ongi, tema visioon on see, mis mulle ilgelt nii-öelda nagu meelditaks kuulda, et kus tema mõtleb või millest ta lähtub otsustamisel. Ehk siis, kes on need, keda sa sooviksid elus kohata? Millised on sinu ideaalse kaaslase isikuomadused? Kas tema puhul on oluline, et ta oleks aus? Kas tahad, et ta teeks palju nalja? Kas tahtis, et ta peaks alati enda sõna? Oleks oluline, et ta oleks väga loova ja vaba mõtlemisega. Ehk siis mis on see, mis on sinu ideaalse kaaslase isikuomadused? Nii, lähme jälle järgmise küsimuse juurde. Loodan, et oled siiamaani ilusti pardal. Meil on veel 4 tükki jäänud. 10. küsimus. Milliseid isikuomadusi soovid endas luua? Tihtipeale see eelmine küsimus juba võis ka vastust anda, aga ongi, et mis on sulle enda jaoks oluline? Kas sa tahadki, et sa oleksid näiteks distsiplineeritud? Et regulaarselt tegutseksid enda eesmärkide nimel? Või tahad hoopis olla, et sul oleks alati väga loov mõtlemine? Et sa suudaksid leida väga erinevaid lahendusi, probleeme lahendada? Sest minu jaoks näiteks ongi väga oluline on kohustundlikkus. Kui ma annan sõna, siis ma pean sõna. Minu jaoks väga oluline, et ongi, et kui ma asju teen, võtan asju tõsiselt, samal ajal ma võtan ennast vabalt. Ehk siis mul ka siin videos läheb midagi sassi, mis seal siis ikka, sellest midagi juhtub, kõik on inimesed. Ehk siis milliseid isikuomadusi soovid sa endas luua? Järgmine. Milline soovid sa välja näha? Kas see tähendabki, et sul peaksid olema nii-öelda hoolitsetud juuksed, võib-olla nii-öelda korras hoolitsetud nii-öelda habe? Võib-olla see tähendab, et sa kannad ülikonda, või see, et sa käid alati käid triiksärgiga. Võib-olla see tähendab, et ma ei tea, sul on sixpack. Võib-olla see tähendab hoopis, et sul on hea säärejooks. Ehk siis milline on see, et milline sa soovid välja näha, milline on sinu ideaalne sina? Nii, võtame järgmise. Mille järgi sa tahad teatud olla? Mis sa soovid, et inimesed sinust räägiksid? Näiteks ma tahangi, et minust näiteks öeldakse, et ma olin alati see, et kes suutis inimesi inspireerida, et ma aitasin inimestes nii-öelda uskuda endasse rohkem, kui nad ise uskusid, et ma näen inimestes mingeid omadusi, mida nad ise pole veel avastanud ja ma aitan neist välja tuua. Aga mis on see, mille järgi sa tahad teatud olla? Milliseid sõnu võiksid teised inimesed sinu kohta kasutada? Nii, ja meil on meie viimane küsimus nüüd jäänud. Mis inimesed siis saavad sul aidata minna sinna, kuhu sa soovid? Kui sa tahad külastadagi suuri sündmuseid või tahad tööd juhtida näiteks suurt $1 käivaga ettevõtet, siis mis on need inimesed, kes saavad sind sinna aidata? Kas on mõni sõber tuttav, kes nendes kohtades tegutseb, või keegi mentor, kes oskab sulle näidata seda teed sinna? Ehk siis mis või kes on need inimesed, kes saavad sind aidata sinna, kuhu sa minna tahad? No nii, ka paistab oma 13 küsimusega jõudsime lõppu. Esimene harjutus on ilusti tehtud. Ma usun, et see võis päris kõvasti mõtteid ka tööle panna. Et kui sa vajad julgelt aega nagu juurde, pane julgelt video pausile, võtta see aega, kirjuta enda vastused pikemaks. Et minu endal lihtne näide, ma tegin üsna sarnast harjutust ja kui ma seda esimest korda tegin, siis varasemalt mul endal oli ka suur segadus, sest räägitakse ju sellest, et mis me siis elus tahame ja kus me nagu peaksime jõudma ja mis on minu nii-öelda elu missioon või see eesmärk ja mul alati nagu raskused selle ühe eesmärgi leidmisega. Mind väga tegelikult aitaski see, et näed, ma niimoodi kategooriates tegutsesin, et väga erinevatele asjadele vastasin. Ja kui see harjutus tehtud, mina kirjutasin seda, ma kirjutasin Wordi faili, siis nüüd algsest sellest Wordi failist või paberist, kus ma nagu, või dokumendist, kus ma kirjutasin, praeguseks on saanud ligi 20 leheküljeline fail ja see on miski, mida ma regulaarselt loen üle, ma täiendan, ma muudan ja ta on aegamisi nagu kasvanud ja kasvanud ja kasvanud. Ehk siis samamoodi, kui sa vajad veel aega, võtta seda nagu julgelt juurde. Work in progress, nagu öelda võib. Aga see oli see nii-öelda esimene pool. Ehk siis väga hea, kui me saime need tehtud. Mis me nüüd siis teeme on, korraks me selle videoga jõuame lõpule ja uuest videost siis saad juba jätkame nii-öelda järgmise harjutusega, et kui tahad, mine tee väike paus, mine tead, ütle emale tere, kallista kedagi, joo lonks vett
puhka natukene kätt sellest, et oled palju kirjutanud, aga kui tahad, lihtsalt vajuta, pane järgmine video tööle ja lähme sujuvalt kohe edasi. Vot, näeme.